Schmidti trigeri hüstereesipinge mõõtmine. Eelmises loengus seletasime Schmidti trigeri töö põhimõtet. Selles loengus näitame, kuidas mõõta Schmidti trigeri sisse- ja väljalülitamispingeid. Neid väärtusi läheb edaspidi vaja. Paneme skeemi makettplaadile kokku niisuguse plaani järgi. Pange tähele, kus on mikroskeemi esimene väljaviik, et toide õige polaarsusega saaks. Valgusdioodi takisti väärtuse arvutame kohe. Kõigepealt peame mõõtma toitepinge. See on 9,05 volti. Nüüd paneme voltmeetri Schmidti trigeri väljundisse ja mõõdame pingeid. Ma panen oma potentsiomeetrile jälle seieri. Schmidti trigeri väljundpinge on kas 9,05 volti või 0 volti. Minu valgusdioodi päripinge on 1,7 volti ja pärivool on 2 milliamprit. Takistile jääb 7,35 volti, aga voolutugevus on ikka 2 milliamprit. Takisti väärtuse saame Ohmi seadusest. R võrdub U jagatud I-ga. I tuleb milliamprite asemel kirjutada amprites. See teeb kokku 3675 ohmi. Võtame takistiks 3,9 kiloohmise takisti, mille triibud on oranž, valge ja punane. Nüüd keeran Schmidti trigeri väljundi nulliks ja panen oma kohale takisti. Valgusdiood süttib. Nüüd hakkame mõõtma Schmidti trigeri sisendpingeid. Ühendan voltmeetri Schmidti trigeri sisendiga ehk väljaviiguga number 1. Nüüd hakkame otsima sisendpingeid, mille korral valgusdiood parajasti süttib või kustub. Ja teeme seda vähemalt 5 korda. Nüüd keeran potentsiomeetrit hästi aeglaselt ja katsun märgata multimeetri näitu hetkel, kui valgusdiood süttib. See on 4,95 volti.
Nüüd keeran tasakesti teisele poole. Kustub, kui pinge on 3,19 volti. Niisugune mõõtmine on suhteliselt ebatäpne, sest väga raske on potentsiomeetrit õrnalt keerata ja ise voltmeetrit jälgida. Seepärast teeme seda mitu korda, näiteks kokku 5 korda. Nüüd arvutame nende numbrite keskmised. Selleks liidame kõik kokku ja jagame 5-ga. Hüstereesi pinge VH on nende pingete vahe. Kodune ülesanne. Pane 9-voldise patarei asemele 6-voldine ja mõõda kõigi 3 pinge väärtused. Neid läheb järgmistes loengutes vaja. Kõigepealt tuleb muidugi valgust joodiga jadamisi panna teine takisti ja arvutada selle väärtus. Selles loengus näitasime, kuidas käepäraste vahenditega mõõta SMIT-i trigeri sisse- ja väljalülitamispingeid.